Ja nagu kuulsite, oli Vao kool tubli kool. Aga kõik aeg teeb oma asjad. 40. aastatel oli Väindre vallas 11 kooli ja nüüd jääb üks kool. Aga selleks, et mälestus jääks kehtima Vao koolis, on tänasel päeval avamisel Hivi mälestusplaat Vao koolile. Ja selleks ma palun selle avamise juurde Järva maavanema Tiina Oraste ja meie kõige eakama koolilapse, kes algas koolis käima juba valitsejamajas. See on siis Marta Tuiken Reinsalu ja Vao kooli viimane poistest Ili Grandberg. Olen ise lõpetanud sellise väikese kooli, nii nagu siin. Seepärast tean ma selle kooli väärtusi ja mida ta inimesele kaasa annab. Ja kui siin mainiti, et Vao küla on mainitud esmakordselt 16. sajandi keskpaiku kui rikast küla, siis aastal 2010 võime väita seda sama, sest Vao küla on rikas oma inimeste poolest. Hoidke neid inimesi, kes hoiavad seda Vao küla elu just sellisena, nagu ta siin on. Et toimub seltsielu, saavad toimuma sellised kokkutulekud ja et me saame täna avada küll kahjuks juba suletud kooli mälestuseks, kuid ikkagi selle mälestuskivi. Aga teile kõigile siin ilusat päeva jätku ja kindlasti kohtumisteni uutel Vao küla päevadel. Lipu alt tuli välja avatud raamat, võib-olla ka nüüd juba suletud raamat Vao kool 1840-2004. Veelgi vähem. Aga ajad on tegelikult paranenud. Eelmise aasta andmete põhjal käis siit Vaolt, Vao kandist Kooru kooli esimesest kuni neljandast klassis käis 17 õpilast. Nii et laste arv on siin läinud suuremaks. Aga ikkagi sai ka veel vähem, et kooli pidada ja selleks peamine põhjus muidugi ongi raha, et ei ole nii palju raha, et palju väikseid koole üleval pidada. Aga Vao lapsed on tublid. Pärast kohaliku kooli sulgemist tulid kõik õpilased Kooru kooli ja näitasid seal üles väga häid tulemusi. Aga nüüd tahaks veel austust avaldada nendele Vao kooli õpilastele ja õpetajatele, kelledel oli õnn olla juures, kui koolipoisid 12. mail 1938 istutasid kooliparki maja ette tamme ja see tamm istutati Konstantin Pätsi kroonimise puhul Eesti Vabariigi presidendiks. See tamm on nüüd olnud siis 72 aastat siin ja ta on kasvanud väga võimsaks. Ja tahaks täna süüdata mälestusküünla just nendele koolilastele ja õpetajatele, kes selle tamme siia istutas. Ja selleks palun siia endel langil
koolipoisil, kes oli siin selle tamme istutamise juures, et ta süütaks selle küünlaleegi. Selle tamme istutamine mul on meeles, sellepärast, et ma olin juba nii edasi jõudnud koolipoiss selles samases koolimajas ja nimetasime teda küll Konstantin Pätsi kui esimese presidendi tammeks, aga kuskohalt, kui see auk oli siin juba ette tehtud, tamm istutati ja tänu kooli juhtkonnale see tamm hakkas ilusti kasvama ja kasvab tänapäevani. Jõudu ja talu hoidis kultuuri, talu hoidis keelt ja talu hoidis ka järjetulevat põlve. Nüüd, kui on meil jällegi lipp tõusnud siin ja varsti veerand sajandit, ei ole praegu see taluliikumine enam nii jõuline ja see taluliidul ei ole enam nii, kui ta siis oli. Kuid ma vaatan, et see nende meeste istutatud tamm on siiski kõige kõrgem nendest kõikidest tammedest. See annab loota, et tulevikus ehk siiski ka maal rohkem linnadest tuleb maale neid inimesi, julgeid noori, kes võtaksid üles nende praeguste talupidajate nagu teatepulga või päriksid nende mantli. Nii et elame veel ja loodame, et talu sellisel kujul kui siis, kui reformi teostati, sellisel kujul ta ei tule, aga mingil teisel moodsamal kujul kindlasti. Nii et kõige paremat teile kõigile ja loodan teie järglaste hulgast, kes seda talutööd edastati tõemeeli edasi teevad. Hoidke tervist kõik! Ja nüüd läbi teie toetuse ja minu isiku ja minu läbi käe ma viin selle küünla siis sinna nende meeste ja naiste mälestuses, kes teadsid täpselt, mida nad tahtsid, mille nimel nad selle reformi teostasid. Teile esinevad Koeru või Koeru lasteaia Vao rühm, nii on ta praegu nimetus. Palun! Kõik on külalapsed, Vao külalapsed. Meil oli plaanis teha ühte tantsi